Olune võib öelda number 10 ja 47 Hannes Anier vähemalt paberi peal siis ründes, eks nad siis Rääbisega kahekesi seda rolli seal ees jagavad. Peatreener nagu ikka Kalevil Aleksandr Dmitrijev ja pingilt võtta neil veel Danil Kolarov. Palju, et Kalevi koosseis ütleks, et suuremad üllatused puuduvad. Praegu näitatakse, et võiks olla üks tipurindast, eks siis täpselt näeme, kus ta seal paiknema hakkab, aga Paide paneb palli mängu, Herri välja söödab palli taha ja Paide triibulistest siis hakkab vaikselt tulema ja Kalev täna siis kodumeeskond sinistes, et see siis lõpeb täna tõesti nagu öeldud, aga ja samal ajal Tallinna Kalev siis 11 mängu kogunud 5 punkti ja nemad hetkel tabelis 10. positsioonil, aga ütleme, et tabeli see tagumine koht on, vaatame samal ajal ohtlik olukord ja juba on olemas 40 sekund ja Andrei Frolov on see, kes viib külalised outsideriks, siis peavad nüüd hakkama kohe mudamülkast välja ronima, siin Markus Hallasti puude kõige paremini õnnestu pall all kiita ei ole, aga selge, et võrreldes eelmise hooaega on seal natuke selline perspektiivide või prioriteetid, vaatame kõigepealt nurgalöögi ära Paidel, Henri väljalt pall alla, kes siin sihtmärgid on, seal Sõren Kaldma saab ja värava ees nüüd kõva pusimine on, kes sealt lüüa saab. Esmase ohu ära likvideeritud vähemalt esialgu, Saneh tulemas, vaatame, päris hästi tuleb ja tsenderdus alla ja on võimalus ja ei ole üldse kaungimiseks ja vaatamiseks suhteliselt ideaalne ilm, täpselt ei ole termomeetrit vaadanud, usuks 14-15 kraadi, et ma arvan, platsil väga mõnus ja platsi kõrval ka kui vastav riietus olemas, vaatame samal all sööt all ja väga tempokalt on alanud, ilmselt näete ka siin telepildis kohe, kui Paide peaks natuke teisele poole tulema, et siin on ka Paide toetajaid täitsa kenasti, kes teevad ka häält, nii et seda on ainult tore näha, samal ajal Paide tulemas, Jan-Mihkel Jao, vaatame, tal päris hästi ruumi ja kas läheb ise löögile, lööb ja kas oli nüüd Valleri tõrje või kaitse seal jalg vahel, polegi nii oluline. Ma usun, et Kalev selle kiirelt nii-öelda midagi väga palju oma mänguplaanis ei muuda, samal ajal väljalt nüüd mängis Froloviga lahti, pall sinna ette posti, aga see suudetakse esialgu klaarida, vaatame, mis nüüd ja nüüd väljale ebamugavalt tööd, vaid selline puhtaks lööbina, aga lõpuks Jan-Michael Jao käes see pall peatub ja Jao on tõesti selline mees, kes Paides on ikka mõne aja juba olnud, aga oli selle hoo algul veel karkudel ja ei saanud meeskonda aidata, aga nüüd, kui terveks on saanud, võiks öelda, et ründefaasis küll üks olulisemaid lülisi ja väga hästi sealt vasakult äärelt neid läbiminekuid teeb, et eriti olukorras, kui Kevin Kauber tundub, et hooaja lõpuni väljas on ja Jata ka nagu näha päris 90 minuti vormis pole, siis sellist päris puhast tipuründajat Paidel ei olegi ja kui siin ise näiteks viimati kommenteerisin Paide Maardu mängu, seal ka Paide mängis Jao Järva, siis Järva ütleme sellise parempoolse ründaja mees, kes suudab kaitses kõvasti panustada ja samal ajal ka rünnakule jõuda, samal ajal vaatame siin läbi sööt väljal nüüd koht, vaatame Jao ja võtab ette, Maksimenko vastu, seal läheb läbi, on natuke kiiremate jalgadega, pall alla, läheb vist pall posti Gold Cupil, et suure tõenäoliselt sinna ka reaalselt läheb, et näitab Kalevi kvaliteediga kohta ka midagi, et rahvuskoondise mehi väga palju ei mängitata, et ei tea, kas asi mehes endas on mingi vigastus või lihtsalt ei sobi mänguplaani, aga vaatame siin samal ajal Paide tulemas ja on nüüd löögile ja Valner hästi kohal. Valner ka siis mees, kes siis on aasta üks hooaeg võtad kõige rohkem võrgust, teine hooaeg kõige vähem, et hetkel ta alanud vaid 5 lasknud terve hooaja peale, et ei saa öelda, et Valner võib-olla ühe hooaja pealt nii suure hüppe teeb, aga kindlasti potentsiaali mehel on ja Kalevile ka, et aastaid turjal nii palju pole, aga seda kõrgliiga kogemust ikkagi piisavalt, samal ajal Sinilaid jälle tulemas ja tunneb end traditsiooniliselt sel hooajal ikkagi andmas on nüüd Paide standardolukordi, käsi üles, vaata, mis siit välja mõeldakse, selline ette posti ja on täiesti vaba ja oi. On laias nende jaoks kõik hästi ja nii-öelda võimalust püsivad, samal ajal Kalev ongi tulemas, Maksimenko, vaata, mis siit mõtleb, Anier tuleb vastu, kavalalt jätab, nüüd Rääbis minemas, jätab omakorda Anierile, kenasti kombineerivad, Aur ka seal all, pall alla ja ei ole paha pall, vaatame, päris kinni ei tõmbaks, vaatame, Muusa Alli küsib palli vastu, natuke ebamugavalt, talle läks, hästi teeti survet ka, aga suudab oma väikse keha sinna vastu saada ja keha katta ja hästi pöörab, see on see, millest sai räägitud, et võib-olla talle seda lõpuviimistlusest jääb pisut puudu Maardu vastu, ka seda näiteks oli näha, Vaherna oli hea sööd ja nüüd läheb omakorda Muusa Alli tulemas, astub esimesest mööda, aga teine puude jälle nagu natuke on räägitud, et võib-olla seal mingi hetk natuke jookseb kokku, praegu Paide kenast suudab selle olukorra kinni saada, Paide nüüd teisel pool, läheb välja, Frolov küsimas, vaatame, kas välja läheb ise lõpuni, üritab lüüa, sööd paremale Zanfirovilt nüüd pall alla ja
natukene seal kena tallaga jätmine, mida siin korraga Rääbisega tehti, aga ei jõua Reima sinna, nüüd on natuke jälle ruumi Paidel, Jao hakkab jälle sinna Maksimenkot edasi võtma ja korralikult paneb jalad sõlme ja astub mööda, Vaherna nüüd tuleb sõbrale appi, vaatame, kust Jao läbi läheb ja kenasti on natuke hädas selle Jaoga, et on küll ütleme 85% kordadest läheb mees vasaku jala peale, aga suudab ikkagi seda piisavalt kiiresti teha, et Maksimenko sõlme panna ja mööda astuda, et selgelt, et rohkem üritab Paide läbi vasaku ära rünnata, samal ajal pall alla ja oodame, et homme seal ka palju inimesi, et seetõttu siis selline nii-öelda nädalasisene voor, kus mängud mitme päeva peal alistas Tartu Tammeka 2-0. Seal siis Erik Soorga ja Frank Liivak vastavalt esimese ja teise poole lõpuminutitel täpsed olid, nii et olgu siis ka öeldud, et Paidel tegelikult järgmised mängud siin väga-väga olulised ees ootamas Kalju ja Levadia vastu. Kalju vastu juba teisipäeval siis kodumurul ja 2. juunil siis Levadiaga, et kui neil on selgelt suured eesmärgid ja minimaalselt eurokoht, miks mitte ka nii-öelda esikolmik või isegi sealt edasi, siis hetkel ju tegelikult kui täna võidetakse, siis ollakse Levadiast vaid 2 punkti kaugusel, nii et eks ole näha, mis need Paide hooaja lõpuseisud on, samal ajal saanud ja siis tema ikkagi selge esinumber on, nüüd Reima üritas ise ette võtta, aga Kurutšaga seal seisab hästi ees, Frolov Jaol nüüd ruumi, ei ole ammu saanud seda Maksimenkot ette võtta, Frolovile sööt, Frolov Vaherna ka, vaatab nüüd sööt alla Jao ja Vasse, seda on natukene pikemat palli, aga sinna keegi ole nagu Paidel näiteks pingilt võtta Neemel, et selline suur jõud kastis, kuhu need senderdused alati võiks kohale minna, aga kindlasti tasub neid otsida, nüüd hea pall alla ja on võimalus ja oi kui lähedal, hea pall Ševjakovilt ja oli see nüüd Reima, kes sealt tagant tuli ja saab noori mängitatakse ja eks ole näha, kuidas see talle tulevikus kasu toob. Vaher nüüd üritas ring meil käimas, mis 8 klubi jaoks tähendab murule kolimist, ehk siis täiega peale ja kevad ja suvi on tulekul ja muru tärkab nii-öelda, aga vaatame siin selle olukorra ja tahab minna, saadakse jalg vahele, Frolov Mööl nüüd kenasti tõusmas, tal on nüüd ruumi, kas tuleb natuke vist on päikese ilmas, seal ei leidnud mingit eriti head jätku ja eks Paidel ka natuke sama mure, kui kui lähedal ja oi, siin oli kuuvärav lähedal. See latt ikka natukene väriseb ja tõesti Frolov näitab, et jalga sellel mehel on, näeme veel seda võib veel ja veel vaadata, seda me hetkel veel ei vali. Nüüd Vahernal natuke jookseb kokku, Maksimenko oli ka tõusnud, nüüd on ruumi tõusta, nüüd on Paidel ruumi tõusta ja Kalevilt paha pallikautus ja lööb. Kas seal on nüüd käed ka vahel, vist ei ole. Hetkel ei jõudnud sinna, nüüd teeme seda olukorda ka. Selline pigem põhimängi oli hooaegu, kus pidi ka kõvasti pingil istuma, et aga nüüd kui sa oled ikkagi vankumatu põhimees ja ka selline emotsionaalne liider, et see kindlasti et ta harjub selle rolliga, on aina rohkem sinna sisse elanud ja nüüd kõvasti vaidleb seal Allastiga, siin oli enne ka vastu ta natuke teravama nurgalt isegi ära lõia, see on selline ja oi, see sinna latile peab küll pärast Andamit viima Kalev, et 3 korda on see latt juba sahisin, kas nüüd oli vist Kalevi äkki enda mees, kes selle palli latti kõmmutas, aga kiire nurgalöök juba, väljalt üks käsi üles, ilmselt siis tahapostis ei tule. Tuleb sinna värava peale, aga Valner on nende õhupallidega sõber ja saab selle palli kätte. Tartu jalgpalli puhul on väga huvitav see, et meil ei ole siin staare, andke andeks kõik Tammeka mängijad. Artjom Ostrovski sisse, nii et see siis ka poole ainus vahetus. Võiks öelda, et mõnevõrra üllatuslik võib öelda, aga eks siis ole näha kuulda, miks see vahetus tehti. Tahaks pakkuda, et ilmselt väike vigastus, aga mine tea, et ei saaks ka öelda, et nüüd Rääbis üleliia aktiivne või teravust oleks tekitatud, kindlasti tal kvaliteeti on, aga tõesti võib-olla kõik nii hästi õnnestunud, aga see võibki selle taha jääda, et mehel siis võib-olla väike vigastus segamas oli, aga see selleks, Artjom Ostrovski ka kindlasti üldse kehvem mees ei tohiks olla ja Ostrovski tegelikult ka tänane sünnipäevalaps 24. mail 2000 ta siia ilma sündis, nii et 19. sünnipäev noormehel, nii et õnnitlused temale ka selle puhul vaatame väikse kingida juba siin 1,5 mänguminutite näol saab, vaatame, kas suudab sünnipäeva lõpetuseks ka endale ja Kalevile väikse kingituse värava näol teha, aga vähemalt võimalused selleks kõik antud on. Samal ajal Paide tulemas ja vaatame enne, kui siin mäng täied tuurid üles võtab, käime kiirelt üle mõlema meeskonna platsil olevat koosseisud. Paide siis Mait Toob, Muhamed Saneh, Martin Kase, Mikkel Kurutšaga, Karl Mööl, Sören Kaldma, Andrei Frolov, Sander Sinilain, Henri Välja,
Jan-Mihkel Jao ja Vladislav Zanfirov, nemad siis hetkel vahetanud pole ja vaatame samal ajal siin Zanfirov, vaatame, kas mõtleb ka midagi kiirelt välja. Sinilaid jälle üritamas ja on hea löök, oi, kui hea löök ja Valner selle ja Sinilaid jällegi näitab, et on tal mõlemas jallas korralik purrak. Mööda külgi maha ei jookse ja usun, et väravahi nüüd arengu perspektiivist ainult hea. Zanfirov, muidugi kindlasti mõned väravahid saavad öelda, et võib-olla nii ongi natuke lihtsam mängus olla, teistpidi ongi teeme see Richard Aladi näite, et kui üks mäng võib-olla pead iga mäng circa 10 tõrjet tegema ja siis ei saaks öelda, et Bidenist väga mugavalt läbi saab astuda, et ikkagi kõva konkurentsi pakutakse. Samal on nüüd Anier tulemas ja hästi tõuseb ja nüüd on Allil ruumi ja pall alla ja mis seal nüüd toimub ja kõvasti on segadust, ta nõuavad seal käri natuke, koperdab ise palli otsa ja kaotab selle palli ka lõpuks. Ei ole veel päris lõpuni võib-olla mängu sisse elanud. Nüüd on Jaol 2-2 rünnak, kas võtab Reima ette, Reima tõesti keskpoolikust on siia taha jäänud. Frolov tõuseb, kas tuleb mängu teine tal? Valner on vastas, aga ei suuda sinna ette ja nüüd toob Laur selle joonelt ära, aga rünnak ei ole läbi, ei läinud see nurgalööki ära. Ka seda nii-öelda müüri asendit nõudmas ja müür ka selline Kalevil päris huvitav, et seal on väga lühikesed mehed ja Kaspar Laur, muidugi tema kõrval tunduvad päris mitmed mehed lühikesed ja päris hea löök ja oi, kuidas see sisse läheb ja läheb igal juhul kuskilt külje alt sisse ja välja lööb ära ja läheb Paide siin 52. minutil 2-0 juhtima ja sest ka seda tuleb siia tõesti ja siin väljavahetamine olid põhjud, mis olid, aga kindlasti natuke seda ründevõimakusi ja võimalusi vähendab. Samal ajal Paide tulemas, Jao, Lev Frolovi. Selge on see, et mida rohkem Kalev end ühel pool avab, siis seda rohkem tekib võimalusi Paidel teisel pool. Jao nüüd. Pole, et on seal Reima, kes ka kõige pikem mängumeest pole, aga nüüd Vaherna, Kenas saab kea vahele. Nõuab seal viga ka ja siin publik nõuab kõvasti, aga seda ei anta Ostrovski. Ja seal on Saneh, nimeline sein jälle ees. Nüüd Ostrovski tagasi olukorras teeb väikse vea ja ei ole siin Kalevi noorfännid kuidagi olukorraga rahul, aga väga ei kuulu, eriti kui Varri pole. Samal vaatame seda olukorda ka. Paide nii-öelda ründe Arsenalil see kindlasti kõvasti käike juurde annab. Nüüd sööt Möölile, Möölil on oigu tühida, oigu vabada, seal on sööt alla ja Allil ka võib-olla päris seda esimest väärskust enam pole. Jata, Mööl tõusmas ja Mööl võtab nüüd ette, nüüd on ruumi tõusta, aga Mööl ka võib-olla päris ülikiiret ei hakanud kohe minema, aga korralikult astub siin Šebjakovist mööda. Mööl edasi kastis, nüüd on kõvasti seal, see aga ei mist ja oi, milline tõrje Valnerilt ja praegu küll päästab Kalevi kõige halvemast. Siin oli kolmas oigu lähedal ja oi, kui lähedal ta jälle on. Siin on poole minuti jooksul niivõrd palju sündmusi, et Paidel on ja vaatame siin Jaho tõesti pool kogemata vist jätkas Möölile ja Mööl sai sealt korralikult virutada, aga Valnerilt hea tõrje ja omakorda Jaho jätku. Sealt oleks saanud Vihiku ilmselt vahele panna palli ja Osti vahele ja siis oleks all ja Saneh ka siin viimase mehena üldse mitte madalal ja nüüd läheb sinna taha. Pall alla nüüd ja seal on põrkumist küll ja Ostrovski ja see pall oleks siin latti jälle, see latti ja nüüd läheb mööda ja oi, kui lähedal on Kalevi värav ja Laur saab seal jätkata ja tõsist väga vaatame siin seda samal ajal seda olukorda ka kordusest ja tõesti, ei olnud kaugel see aina rohkem mängu sisse elada, et siin taga on liigutamist kõvasti olnud. Selle Kase peldi vahetusega muutus ka nii palju, et Kurutšaga läks vasakpoolseks keskkaitseks, et muidu seal vasakkäeline Kase ise mängis, aga pelt tuleb ise nüüd paremale. Jao! Ja hakkas selle sööd nüüd Jan-Mihkel Jaole, vaatame, mis ta siit ette võtab. Kas hakkab ise üritama? Jao! Ja keerutab ja vist oli seal ka rikošett ja nurgalöök oleks igal juhul tulnud üles. Kui õigesti aru saanud, siis peaks natuke pikem sinna tulema. Nii on. Jao! Ja käärlöök sinna alla. Ja oleks käärlöökis. Nüüd käär sööd. Vaatame, kas sünnib siit midagi. Kodupublik seda kindlasti sooviks. Käsi üles ja pall alla. Ei ole paha pall, aga natukene liiga väravahi peale ja ikkagi kätega seda Toomil oluliselt lihtsam püüda kui teistel peaga seda jahtida. Vaatame, kas nüüd saab Paide kontrarünnakust ehk midagi püüda. Mööl. Ja oigu kena sööt, Jata nüüd läbi. Jata nüüd on läbi ja läheb pall sisse. Läheb Paide 81. minutil 1-0 juhtima ja Alassanna Jata on vigasuspausilt tagasi ja on seda uhkelt hooaja 4. värav ja kohe näeme seda kordest ka tõesti suurepäraselt mõõdet oli. Maksimenko seal kõvasti üritas
vähemalt hetkeseisuga need keelud siis suudeti neid vältida, aga nüüd selline eksimus, mis Jatale suurepärase koridori tekitab. See on kiire mees, kes sellist kasutamata ei jäta. Nüüd on võimalus. Jaol on ruumi ja lööb seal. Raudselt tõstab ühe käe üles ja suuremat ohtu ei tule. Ja samal ajal Paide nüüd veel viimast rünnakut üles ehitamas. Möölir ruumi. Väljal. Senderdus alla ja Jata lõppseis on. Vaatame, kas suudab veel Kalev ühe võimaluse tekitada. Ei ole. Nii on. Peakohtunik vilistab mängu lõppenuks ja